Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja selles videos tutvustan TeacherMate keskkonda, mis võimaldab teil siis olemasolevad töölehed muuta interaktiivseks ja veebis täidetavaks. Nii, lähete aadressile teachermate.com ja kui teil kontot ei ole, siis valite kõigepealt Sign Up Now ehk loo uus konto. Konto võib luua kahel moel, kas te täidate ära kõik väljad või kui teil on olemas Gmaili või siis G Suite'i konto, kooli oma näiteks, et siis valite see register või Google. Ja kindlasti peab tärni tegema siia, by checking. Ehk te peate olema tutvunud keskkonna kasutustingimustega, nendega siis nõustuma. Ja vajutate nupul register. Kui teil on konto juba olemas, siis klõpsate nupule Sign In ja jälle temma-kumma valiku, mis te siis tegite, sellega logite sisse. Mina valin Google'i, kuna ma kasutan koolis oma koolikontot ja ka õpilased seda kasutavad. Siis kõigepealt viiakse teid avalehele ja avaleheks on minu töölehtede osa, ehk ma saan juba näha seda, mis tehtud on. Millised ülesanded on õpilastele saadetud, need assigned, millised on siin mustandi vormis, et saan juba olemasolevate asjadega tööle hakata. Aga mina valin siit Create a Worksheet ehk loo uus tööleht. Kõigepealt pean panema töölehel pealkirja. Siis võin kirjutada kirjelduse, aga see võib vabalt tühjaks ka jääda. Ja siis mul on taustale vaja faili. See võib olla JPG, PNG või GIF-fail ehk mingisugune pilt. See võib olla PDF-ina esitatud või siis Docs-failina. Minul on Google Drive'is valmis tehtud üks tööleht. Ma laadin selle alla PDF-formaadis. Mulle lihtsalt tundub, et PDF on alati kuidagi selline julgem ja mõnusam ja klõpsan siis siin hallis alas, et see tööleht enda töö külge lisada. Võtan selle ümber 2. Hetk läheb aega, kuni seda vormistatakse. Kui teil on sellel valmis oleval töölehel mitu lehekülge, nagu minul siin on 4 lehekülge, siis teil on võimalik teha siin valik. No ma seda tühja lehekülge kindlasti siia haarata ei taha, teen klõpsu peale, see kustutatakse siit vahelt ära. Võib-olla ma ka seda ei taha, siis seda ka siia minu praegusesse töölehte ei tooda, aga no ma praegu hetkel panen ta siiski siia külge. Et kõik need, millel on punased kastid ümber, nendest siis tehakse üks fail, mida te saate õpilastega jagada. Nüüd loomise väljal, nagu ikka, ülemine menüü on siis see, mis tegelikult dubleerib ka seda alumist menüüd. Alumises menüüs hästi tore on see, et mul on siin preview või eelvaate nupp, et ma saan kontrollida, et kõik on nii nagu peab. Nüüd need vahendid, mis siia vahesse jäävad, on need, millega te saate määrata, mis tüüpi ülesanded on. Ja siin on siis natukene lisavõimalusi. Et pean ütlema, et audio recording või siis helifailist alates siia tahapoole kipuvad osaliselt olema nad tasulise versiooni töövahendid. Aga no ma alustan kohe algusest. Mul on siin üks lünk tekst, kuidas siis sellega toimetada. Ma võin siia panna näiteks vaba vastuse kasti, lühikese vaba vastuse kasti. Valisin töövahendi, sikutan kasti õige koha peale ja nüüd ma pean valima siit edit ehk määrama ära, mitu punkti selle vastuse eest saab. Näiteks panen 2 punkti ja määrama ära, millised on õiged sõnad. Ma panen näiteks ketramine. Kui mul on oluline, et on ka suure tähega, siis ma panen siia alla selle linnukese. Ehk ma eeldan, et laus alguses õpilased kasutavad ka suurt tähte, siis ma panen selle variandi õigeks. Ma panen siia kraasimine ka. Et mõlemad variandid näiteks võivad õiged olla. Sisult nad muidugi ei saa küll olla. Ja salvestan. Nüüd niimoodi võin ma siis ära teha kõik oma kastid. Panen siia näiteks järgmise vaba vastuse kasti, ütlen edit ja see on määran ära siis vastuse variandid. Näiteks. Ja ei pannud tärni, et suure tähega, et ise teavad, kuidas kirjutavad, aga mõlemad variandid oleks õiged. Lihtsam variant ja võib-olla väikestele õpilastele parem on see, kui te valite rippmenüü ehk selle drop-down menüü. Jälle teete ette selle kasti, kuhu sisse rippmenüü tuleb, valite edit ja panete vastuse variandid. Panen täiesti suvaliselt praegu, et kui te teate, mis sõnad teil seal kõik tulevad. Ja neid võib siis palju panna. Iga õige vastuses saab näiteks 1 punkti. Ja ütlen, milline nendest on see õige. Panen sinna ette linnukese
ja Save Changes. Hästi mugav on see, et ei pea nüüd järgmistesse kastidesse hakkama neid täpselt nullist peale kirjutama, vaid te valite selle esimese valmis loodud kasti, hoiate all Ctrl-klahvi ja vajutate D-tähe peale. Ehk te teete sellest eelmisest koopia. Tõstate õige koha peale, valite Edit, määrate ära, siin peaks see sõna hoopis õige olema, ajate võib-olla järjekorra veel shuffle'iga sassi ja salvestate. Jälle Ctrl ja D ja tõstate järgmisesse kasti, võtate Edit, ütlete, siin on näiteks hoopiski see õige sõna, natukene ajate sassi ka ja salvestate. Ja nii käite kogu oma sellise lünkade täitmise ülesande näiteks läbi. Järgmine töövahend on siin siis suurem kast teksti loomiseks, ehk siis jälle vaba vastus, määrata ära, kuhu sisse saab kirjutada ja te võite siit Editi alt ka öelda, et näiteks lugu hakkab peale, et elas kord või kraasimiseks kasutatakse või kõigepealt tuleb ja teete nii-öelda alguse ära, aga te võite ka selle kasti täiesti tühjaks jätta. Et see on siis see P-täht ja vaba pikk vastus. Hästi tore võimalus on leida paarilised ehk matching. Siis te märgite ära kõik need alad, kus kohast midagi peaks omavahel kokku hakkama minema. Need ei pea olema üldse õiges järjekorras. Jälle Ctrl-D abil saate siis duplikeerida või koopiaid teha. Kastid oleks näiteks ühe suurused. Nii. Teete kõigepealt nendele aladele kastid ümber, mida omavahel kokku peaks viima. Ja siis leiate õiged paarilised. Vill, teete klõpsu peale, hoiate all Shift-klahvi ehk seda noolt üleval klaviatuuril ja vajutate õige vastuse juurde ehk leida õiged paarilised. Viskoos, Shift-klahv alla, tehiskiud. Lina, Shift-klahv alla, taimnekiud. Ja jälle Editi alt saate siis öelda, et näiteks selle eest saab 3 punkti, et iga vastuse või iga paari eest saab õige punkti. Nüüd järgmine ülevalt tuleb siis õige või vale. Kahjuks on sellega küll nüüd selline lugu, et ma ei saa ära muuta neid yes ja no'd siit Editi alt. Näete. Ma saan ainult muuta siit punktide arvu, et ma ei saa muuta yes'i jahiks ja no'd eiks. Aga kui ma olen selle siia pannud ja õpilastele siia siis ka väikese vihje, siis pole mul muud kui öelda, et näiteks selle küsimuse puhul on õige vastus on no. Valikus järgmine on valikvastus ja kui ma selle siis valin, kõigepealt pakutakse mulle, mitu valikut mul üldse selles küsimuses on. Minul on 3 valikut A, B, C. Valin siit 3 ja hiire vasakut klahvi all hoides siis märgin ära selle ala, kuhu need 3 tulevad. Nii. Ja mul on parempidine pind, siis panin tärni siia parempidise pinna sisse. Ja kui ma teen selle transparent, siis natukene paistab see taustapilt siit välja, et on võib-olla natukene ilusam. Kohe selle valikvastuse kõrval on mitmikvalik ja jälle ma pean siis teadma, et mitu tükki mul neid on. 1, 2, 3, 4, 5, 6 on mul. Valin siit 6 valikut. Teen kastid ette. Nii, vaatan, et nad enam-vähem õige koha peal tulevad ja ütlen siis ära, millised on õiged vastused. Need 3 võiks olla siis õiged vastused. Ja jälle, kui ma siia peale lähen, ma saan siis öelda, et palju punkte saab, ma panen siia praegu 3 punkti ka. Nii, kerides allapoole tuleb mul siit üks tore võimalus, mida saab hästi ära kasutada, ehk see on see hotspot, natuke leegipildiga ikoon on selleks. Hotspot tähendab seda, et õpilane peab selle ala peal siis kas klõpsama või vastupidi, et ta ei tohi sellel klõpsata. Et minul on märgi ära villaloomad ja panin esimese kasti, nagu te nägite praegu siia bambuse peale, kes ei ole kohe kindlasti villaloom. Siis Editi alt saan mõelda, et õpilane ei tohi selle koha peal klõpsata. Unclicked. Ja saan siis jälle Ctrl-D abil tõsta kõik igal pool, kus mul ei ole villaloomad selle koha peal, et õpilane seal kindlasti ei tohi klõpsata. Nii, see ei ole villaloom meil siin ja see ei ole villaloom. Ja nüüd, kui ma viimase teen ja tõstan kaameli peale, siis ma ütlen Editi alt, et vaat selle koha peal õpilane peab klõpsama. Shoot click. Ja siis sellest teen jälle omakorda koopiad ja tõstan siis nendele õigetele variantidele. Kui te ülesandele punkte panete või kogu ülesandele punkte panete, et siis sellega peab arvestama, et siin näiteks praegu iga kliki eest saaks punkti või iga tegemata jäänud kliki eest, et nii kui ta bambuse peal õpilane ei tee klikki, saab punkti, aga kui ta kaameli peal teeb, saab ka punkti.
Aga siin on näiteks sarnane ülesanne, et kui ma panen siia jälle selle hotspoti, et siis näiteks nõelasulase peale, et siis ta peab lihtsalt selle ala pealt selle nõelasulase üles leidma. Võtan siit igaks juhuks raami ümbert ära, et õpilane seda ei näeks ka, et näete siin pliiats sealt border, no border, et muidu see paistab nagu välja, et seal on ainus koht, kuhu klikata ja õpilane peab siis selle sealt üles leidma. Ja viimane ülesande tüüp on mul see matemaatika. Siin on 4 erinevat võimalust. Mina käsitööpetajana kasutasin küll ainult number 1, ehk õpilane peab siia kirjutama vastuse, mis ta selle arvutuse tulemusena sai. Tal on vihje ka olemas, et ta ei pea seda tehet siia kirjutama, piisab ainult vastusest. Ja editi alt ma saan siis jälle öelda, mis see vastus peaks olema. Siin tuli tegelikult vastus 23,8, aga ma loen siis õigeks ka 24 ja loen õigeks 23 ka. Et kui me kudumise puhul seda kasutame, et siis võib nii olla. Ja salvestan. Ja nüüd on mul tööleht kõik tehtud. Siia pildi peale ehk preview'valt vaatan, millisena ta välja näeb. Ja õpilase vaade on siis selline, kui tema hakkab töölehte täitma. Tal on siin kastid, siin on valikuvariandid, siin saab sikutada need omavahel kokku. Tal on olemas töövahenditena teksti loomise vahendid ja joonistamise vahendid. Et tundub, et kõik on korras ja sobib mulle. Neid vahendeid, mis siis paremal, siin on teksti lisamine ja pildi lisamine, samuti ka värvilise kasti tegemine, seda võib kasutada. Et näiteks kui teil tundub, et te tahate ära peita seda ala, siis võtate siit selle kustutuskummi nii-öelda ja kustutate selle ala ära, peidate ära kasti alla. Aga jah, siit edasi parempoolsed osad on siis juba tasulise konto omad. Ma võtan selle kasti ka siit ära, et seda pole mul hetkel vaja. Kõik on tehtud, ma võin selle siit ristist kinni panna, sest salvestub tööleht automaatselt. Kui on tööleht valmis, pean ma sellest looma ülesande. Create as an assignment. Vaatan üle pealkirja, assignment sõna teen näiteks test. Asendan eestikeelsega. Valin, millisel moel õpilane seda lahendama hakkab, et kas ta peab sisse logima oma Google'i kontole. Kui teil on olemas koolis õpilastel G Suite'i konto, siis oleks see mõistlik seda valikut kasutada. Kui teil ei ole, siis te võite paluda, et mitte paluda, et te panetegi selle, et kasutavad oma nime. Nii et õpilane alustab oma tööd, kirjutab sinna sõna või nimeks Siret ja siis hakkab tööd tegema. Kui te olete selle valiku teinud, valite Next. Järgmises saate siis valida, millisel moel õpilasel kuvatakse tema tulemused, et kas ta näeb näiteks punkte koos võimalike punktidega või punkte koos protsendiga. Mulle meeldib see teine ausalt öeldes, et see, mis ta sai ja see, mis oleks võimalik olnud. Siis seda, et kui ta on oma töö teile ära saatnud ja mida ta siis näeb, et ta näeb näiteks tulemust ja õigeid vastuseid. Ja kui te saadate talle tagasi selle töö, et siis jälle samamoodi, et ta näeb tulemust ja õigeid vastuseid. Nüüd järgmisena valite siis Next. Siin on võimalik määrata, kas tal on seal töölehte tehes pliiatsid ja teksti loomise vahendid. Kui te siit linnukesed ära võtate, siis tal on täiesti tühi leht. Kui te panete ette, siis jäävad tal nii joonistamise kui kirjutamise võimalused alles. Ja salvestate. Ja nüüd tuleb siis saata töö Google Classroomi või kasutada linki oma õpilastele töö edastamiseks. Mina valin klassiruumi ja loon siis siit kaudu nendele ülesande. Valin, millisele klassile ma saadan. Täidan ära juhendi. Ja määran siis, millise teema alla ta läheb ja millal on tähtaeg. Ja assign. Ja ongi tööleht õpilastele esitatud. Järgmises videos vaatame, kuidas töölehte hinnata. Aitäh teile!